Tere tulemast! Tänane räägime kahest tegelasest, kes on esmapilgul täiesti erinevad, aga ometi üllatavalt sarnased. Mis on ühist ühel pühakul ja kuradil endal? Võib-olla rohkem kui esialgu arvata oskaks. Uurimegi täna, mis juhtub, kui kaks täiesti süütut hinge, üks neist jumalikult naiivne, teine põrgulikult otsekohene, sattuvad meie keerulisele reeglete täis maailma. Kujutage korraks ette, et meie keskele astub keegi, kes on, täiesti puhas. Absoluutselt ja radikaalselt siiras. Kuidas me reageeriksime? Ja nüüd keerame vinti peale. Mis siis, kui täpselt sama prooviks teha kurat ise? Just sellele küsimusele on vastust otsinud kaks kirjandushiidu, Dostojevski ja Tammsaare. Ja nad tegid seda kahe tegelase kaudu, kes on otse kui teineteise peegelpildid. Vaatame siis, mis meid ees ootab. Kõigepealt kohtume nende kahe ebatõenäolise outsideriga. Siis sukeldume sügavamale vürst Müškini ja seejärel lunastust otsiva kuradi maailma. Uurime, kuidas nad sattuvad pettiste võrku ja mis on sellise lihtsaseelsuse tegelik hind. Ja lõpuks kõige olulisem küsimus, mida nende saatused meile meie endi maailma kohta tegelikult paljastavad. Niisiis, alustame. Lavale astub kaks tegelast. Üks on pühak, keda kõik peavad rumalaks, ja teine on kurat, kes on üllatavalt siiras. Mõlemad on oma olemuselt täielikud outsiderid, kes sisenevad maailma, mis ei oska nendega absoluutselt midagi peale hakata. Meie esimene peategelane on vürst Müškin, otse Fjodor Dostojevski kuulsa romaani Idioot lehekülgedelt. Pärast aastaid kestnud ravi Šveitsi sanatooriumis naaseb ta 19. sajandi Venemaa keevasse seltskonna ellu. See on maailm, mis on täis intriige, kirge ja tagamõtteid, ühesõnaga maailm, milleks tema pole kohe üldse valmis. Ja see saab selgeks kohe esimestest hetkedest. Tema täiesti siiras ja relvituks tegev ausus ajab segadusse absoluutselt kõik, keda ta kohtab, alustades kohe majateenijatest. Aga kes see Müškin siis täpsemalt on? Ta on küll vürst, oma suguvõsa viimane, aga see tiitel ei maksa suurt midagi. Ta kannatab epilepsia all, mis on jätnud talle lapseliku siiruse ja lihtsuse. Ta on täis piiritud kaastunnet ja empaatiat. Täiesti siiras, ilma igasuguse kavaluse või tagamõtteta. Ja just see radikaalne headus ongi põhjus, miks see materialistlik ja küüniline ühiskond tembeldab ta idioodiks. Tema süütus peetakse lihtsalt vaimseks puuduks. Okei, Dostojevski pühnaklikust lollist liigume nüüd otse teise äärmusesse. Meie järgune tegelane ei saabu mitte Šveitsi sanatooriumist, vaid otse põrgust. Saage tuttavaks, see on Tammsaare Jürka ehk vanapagan. Ja tema missioon on, see on ühtegu absurdselt lihtne ja täiesti võimatu. Ta peab välja teenima koha taevas. Aga selleks peab ta kõigepealt õppima selgeks inimeseks olemise reeglid. Ja need reeglid ei taha põrgunu logikaga mitte kuidagi kokku sobida. Jürka mõtlemine on brutaalselt otsekohene ja sõnasõnaline. Ta ei taba ära inimsuhte peeneid nüansse, vihjeid ega silmakirjalikkust. Mitte üldse. Mis siis ikkagi juhtub, kui need kaks puhta lihtsuse kehastust põrkuvad maailma halastamatu küünilisusega? Ja siit läheb asi huvitavaks. Kuigi nad tulevad täiesti eri maailmadest, püha ja kurat, satuvad mõlemad täpselt samade probleemide otsa. Müškinit ründavad kohe kirglik armukadedus ja ahnus, Jürka omakorda põrkub kavalantsu kalkuleeritud kavalusega. Mõlema puhul peetakse nende siirust rumaluseks ja nende headust või siis otsekohesust kasutatakse halastamatult ära. Tundub, nagu nad oleks kaks võtti, mis ei sobi mitte ühegi selle maailma lukku jaoks. Müškin paisataseks otse intensiivsete kirgede kirisesse, kus armastus, raha ja viha on lootuseltult läbi põimunud. Heaks näiteks on Kanja, kes piinleb otsuses abielluda Nastasjaga vaid tema kaasavara pärast, samal ajal teda vihates. Jürka seevastu langeb kohe kavala taluniku, kaval Antsu lõksu. Ants annab talle pealtnäha abivalmis nõu, aga tegelikult on see kõik mõeldud selleks, et kuradit oma kohal hoida ja tema tööjõudu ära kasutada. Aga nende lihtsate hingede kohalolek ei ravi maailma terreks. Vastupidi, see toob esile kõik maailma praad ja päästab valla kaase, mis viib šokeeritavate tagajärgedeni. Mõskini headus on justkui katalüsaator, mis kutsub erile ülimat traahikat. See kulmineerub metsikute stseenidega, nagu see hetk, kus Nastasja esitab Kanjale väljakutse visata tulle terve varanduse
Jürk aga seisab silmitsi hoopis teistsuguse probleemiga, bürokraatliku absurdiga. Pärast seda, kui tema ja ta uus kaaslane Juula päästavad hüljatud kaksikud, teatab ametnik talle, et ainus viis seaduslikult nende isaks saada on lasta end kirikus laulatada. Loogiline, eks? Niisiis, mis on kogu selle traagika ja absurdi lõppjäreldus? Mida need 2 teekonda meile tegelikult räägivad maailma kohta, milles nad ellu püüdsid jääda? Lõpplahendused on mõlemal juhul päris sünged, aga samas väga paljastavad. Dostojevski maailmas Myškine headus lihtsalt purustatakse kirgede tormis ja ta langeb tagasi hullumeelsusesse. See on tragoodia, mis näitab, et meie maailm ei austa pühakut, vaid häivitata. Tammsaare pakub meile aga satiiri. Jürka ei saavuta lunastust, sest inimkonna reeglid on tema jaoks lihtsalt arusaamatud. See on terav kriitika ühiskonna silmakirjalikkuse piha, kus isegi kurat ei suuda reeglite järgi hea olla. Ja kõik see jätab meid maha ühe ajatu ja üsna ebamugava küsimusega. Kui meie maailmas pole kohta ei pühaklikule rumalale ega siirale kuradile, siis kelle jaoks see maailm siis tegelikult ehitatud on?